ja kõike siukseid emotsioone elada ja väljendada kuidagi, aga sa ise ei osanud neid teha ja siis, aga me teame, et muusika suudab seda sinu kohta teha. Ja siis muusika raames oligi see, et ma kuulasin kõiki mingit, okei, teeme ühe asja selgeks. Mina olen küll kutt, eks ju, poiss, aga ma arvan kindlasti, et puberteed eas on igal mehel või naisel on olnud see koht, kus nad kuulavad just sellist muusikat, mis tekitavad siukseid soojasid tundeid ja nagu, et igatseksid kedagi, no siukseid romantilisi laule. Okei, ma kuulasin ka siukseid. Ja see oli tõesti sellel eesmärgil, et noh, et näed, et sellega oleks hea, kui kuulaks kellegagi koos või midagi. Aga see oli päris lühike periood, ma arvan. Vist jah. Ja siis pärast seda perioodi ma hakkasingi juba rohkem siukest, kuna siis mul hakkas juba tekkima see, et ma ei taha olla täpselt, ma tahan olla see punane täpses hallis massis, ma ei taha olla see, kes liigub selle suure massiga kaasa või selle suure rahvusega kaasa. Ja siis ma hakkasin kuulama, noh, ma ei tahtnud, mulle ei meeldinud enam see, et mingi, kui kõik ülejäänud kuulasid mingi dubstepi ja jumpstyle'i, jumpstyle oli hullult teemas. Kõik kuulasid siugest, siis mina tahtsin, et ei, mulle see, nagu ma sundisin ennast mitte meeldima seda muusikat. Ja siis ma läksingi edasi ja tegin otsuse, et ma kuulan siis siukest ise tehtud või niisugust elavat muusikat, eks siis ongi nagu reaalselt pillidega sisse mängitud muusika ja siis tuligi see rock ja enamasti hakkas mulle meeldima siuksed akustilised muusikad, laulud, vabandust, mitte muusika, no akustiline muusika üleüldiselt jah. Ja sealt ma siis võtsin ka kätte kitarri ja püüdsin hakata kitarri õppima. Akorde ma enam-vähem tean, mingeid laule oskan ka mängida nüüdseks, aga siukest rämedat soolot ma kahjuks maha ei oska panna. Ja kuulmise järgi laule ka ei oska laulda, mängida, kuigi seda ma tahaksin räigelt osata. Et suuta kuulmise järgi mängida mingit laulu järgi. Või lihtsalt võtta kitarr kätte ja tõmmata mingi meloodia üles ja siis sellega rahvas kuskil seltskonna, näiteks mingil väiksel istumisel või peol, leiad jälle kitarri ja siis paned seal laulu püsti ja inimesed laulavad kaasa. See mulle meeldib. Aga nüüdseks on siis minu muusikamaitse kujunenud taas väga kirevaks. Hiljuti just avastasin, et kuulan Eesti muusikat, kõik Jäär on üks lemmikumatest Eesti bändidest, Tanel Padar vahest, siis no mõnikord kui kuulan raadiot, ma kuulan väga harva raadiot, sest et kuna autot ei ole, autos ma muidugi kuulaksin, aga kuna autot ei ole, siis kuulame enamasti telefonist muusikat. Ja kui ma telefonist muusikat kuulan, siis sealt ma ei viitsi raadio panna, sest et see kvaliteet ikkagi siuke kõigu bla ja alati noh, seal leierdatakse need laulud nii ära ja päeva jooksul käib ühte sama laulu mingi 8-9 korda, siis ma ei viitsigi enam kuulata. Ja siis ma kuulan pigem enda laule või siis Spotify'st. Spotify on selles mõttes hea, et sealt sa leiad või tuleb sul jälle meelde mingid laule, mida sa ei oled täiesti ära unustanud või niimoodi. Ja siis sa sealt kuna sa saad sealt panna sinna listi ka, et see sinu muusika, siis ma just hiljuti üks päev panin mängima selle Spotify enda muusika, mis ma olen seal ära rääkinud järjest. Ja sealt ma avastasin, et see on ikka väga kirju. Küll seal oli Bruce Springsteeni laule, siis oli seal Bon Jovit, siis tuli järsku Skrillex sisse, siis mängis Tanel Padar, siis tuli järsku mingi hardstyle'i laul ja siis ma olin lihtsalt, et oh my god, mis asja ma kuulanud olen. Aga samas kõik need laulud mulle meeldisid ja mul ei olnud nende laulude vastu midagi. See oli siukene väga huvitav vaade. Aga seoses selle muusika valikuga ja sellega ongi see, et kui tulles tagasi selle juurde, et miks ma kogu aeg muusikat kuulan, ongi see, et kui ma kõnnin kas või kooli rongi peale, siis ma panen kohe kodunt välja minnes, panen kõrvaklapid pähe ja mul tekib see oma maailm, mul hakkab mingi kujutlusvõime tööle. Ja kui ma mingit laulu näiteks kuulan, siis ma selle põhjal ka
suudan või nagu mitte ei suuda, vaid mul tekib kohe mingid ideed, kuidas mina tahaksin mingit laulu teha või et kuidas ma mängiksin midagi sisse, siis paneksin järjest mängima või mingi loopima või mis iganes. Ja mul hakkab kohe tekib siuke ärevus sisse, et tahaks midagi teha. Aga noh, niipea kui ma käin koolis ära ja siis tulen tagasi ja siis see idee läheb meelest ära ja siis nii see jääbki. Samamoodi oli tegelikult selle sama podcastinga, mida ma ütlesin, püüan teha selle playeriga. See playeri idee tegelikult oli mul juba mingi, ma arvan, et see on vist 2 või 3 kuud kindlasti olnud. Aga ma olen ikka leidnud erinevad põhjused, miks ma ei saa seda teha ja miks mul ei ole ikka mikri, või no mikker on, aga et mul ei ole seda ikka tehnikat ja ma tahaks ikka 2 inimesega teha ja 2 inimese jaoks on sul 2 mikrit vaja ja siis sul on vaja selle jaoks, et ilus sound tuleks, on sul vaja seinad kõik ära matistada, et sealt ei peegelduks ja et noh, ma tahtsin nagu täiega nagu perfect soundi sain kätte saada või et mul ei ole popfiltrid, et kõik need samad, mis praegu tulevad, et need kõik ära kaoksid. Ja selles suhtes oligi probleem selles, et ma leidsin nii palju vabandusi endale, et mitte teha või nagu edasi lükata. Ja siis ma ükspäev hakkasin mõtlema, et kurat küll, et okei, ma tahan seda 2 teha, aga miks ma just ei võiks harjutada kas või üksi algul. Saada see jutt jooksma, sest et kõige awkwardim ongi ju see, kui sul jäävad need pausid sisse. ja siis sa püüad mõelda, kuidas nendest üle saada, aga kõige parem, kuidas seda üldse harjutada või kuidas seda teha nii, et neid ei tekiks. Ega neid ei tule ju niimoodi plaksust üleöö. See tuleb sul ikkagi harjutamisega, järjepideva harjutamisega. Ja siis ma otsustasingi, et ma hakkan nüüd tegema lihtsalt saateid, järjest ja siis sa lõpuks juba näed seda arengut. Ja minu meelest seda on kõige vingem näha. Ja no YouTube on täis siukseid kanaleid ja channeleid ja erinevaid asju, kus sa näed, kuidas inimesed on videotega või nagu vlogimisega või millega iganes on alustanud täiesti nullist või lihtsalt nagu hobi pärast, noh. Ja nüüd neil on siuksed miljoneid neid subscribereid ja noh, muidugi seal on see raha teenimise asi ka selle taga, noh, minu meelest see on lihtsalt pluss sellele kogu asjale, aga asi peaks ikkagi algama nagu hobina. Ja minu idee ongi see, et ma tahaks teha midagi, kuna mul on aega natuke palju vahepeal, siis ega ma seda kuidagi kasulikult tegelikult ära ei kasuta. Õppimine, see on siukene, noh, tead, võiks, aga on siuke, või noh, ei ole väga midagi teha, ei ole väga palju õppida. Ja siis sa teed asjad ära ja siis sul ongi siukest vaba aega palju ja siis, noh, okei, mul siin korteris on küll asju teha veel, mida oleks vaja. Aga mul natuke napib teadmisi või vahendeid selle jaoks, et need ära teha. Aga siis ma mõtlesingi, et midagi ma tahaks teha. Ja ma olen seda podcasti või siukest raadiosaadet tahtnud juba tükk aega teha. Ja ma olen kuulanud erinevaid välismaa ameeriklaste neid, näiteks üks oli see Mythbustersite Adami tehtud. Adami, tema nagu on siis seal saatejuhti, pluss siis 12 venda veel, eks nad on 3 seal. Ja neil on ka siukene, neil on rohkem siuke science teema, ehk siis siuke teadusteema, mida on ka minu jaoks muidugi väga huvitav kuulata, aga ja on muidugi siukseid neid ka, kus nad lihtsalt räägivadki igapäevaelust või uudistest või mis iganes, siukest täiesti random juttu. Ja see mulle meeldib kuulata niimoodi. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte mina ei võiks niimoodi teha. Et ma ei tea kunagi, kui ma ei proovi. Ja nii ma siis lõpuks nüüd suutsin selle juhtme XLR-i üles leida, mikri taha panna, helikaardi külge panna ja salvestama hakata. Okei, see võib, ma isegi ei tea, kui pikk see olema peaks või kui pikad need saated tulema peaksid, sest ma algselt ju räägin üksi. Kuigi mul on ka plaanis kindlasti kas siis 2 inimesega või kindlasti 3 inimesega, kui inimesi on, kes tahaksid seda teha koos minuga, siis aga palun. Minul ei ole midagi vastu. Küll ma leian lahendused, küll ma leian mikrid, kuidas seda teha. Ja ma arvan, et mida rohkem inimesi, seda rohkem arvamusi ja seda rohkem seda contenti, millest siis, mida inimesed siin kuulata saavad teisel pool. Ma ei tea, kui paljud teist mõistavad seda või nagu saavad aru või mõtlevad samamoodi nagu mina, mida ma siin räägin. Aga eks ma peamiselt teengi seda enda jaoks ja kui ma leian inimesi,
kuulavad seda ja leiavad, et neile see meeldib seesama, mis mulle meeldib, siis see on ju ainult hea. Ja selles suhtes, siis ma lõpuks võtsingi mikri kätte ja hakkasin seda tegema. Ja ma nüüd lihtsalt teengi. Sest et teemasid on päris palju, millest rääkida. Näiteks ma nüüd lugesin just hiljuti uudiseid ja ma arvan, et enamus eestlastest on juba saanud väga teadlikuks sellest vapustavast õnnetusest, mis on juhtunud Viljandis noore 22-aastase tüdrukuga, kes suutis oma 5. seeria Bemmiga panna ringteelt tõusta õhku ja lennata üle hoovis oleva Audi ja siis sinna hoovi peal asuvasse majja sisse läbi seina ja maandudes ahju peal. See on küll õnnetus, aga see on lihtsalt uskumatuna. Okei, ta oli vist narkojoobes, nagu ma aru sain, ta oli kanepilaksu all. Aga ikkagi, kuidas on see võimalik, noh? Kuidas on see võimalik, et sa nii suure kaarega lendad? See on igasuguseid imitatsioone ja neid neid lavastusi on tehtud sellest, või no neid 3D videoid, kuidas arvatavasti juhtus. Aga ma ikka üllatun, noh. Et kuidas see võimalik oli? Samamoodi oli üks teine uudis mingi aeg tagasi, ma arvan, mingi pool aastat tagasi, midagi sellist, kus Tartu maanteel tuli taaskord BMW, tuli põllu pealt ja Tartu maantee suunas X5 maastur ja tuli põllu pealt ja lendas 50 meetrit veel teisel pool teed edasi ja maandus. Nagu see vend lendas üle Tartu maantee. Ma nüüd ei tea, kas see oli see Tartu maantee see 2-realine osa või see 4-realine osa. Aga nagu esiteks, kuidas sa suudad nagu, miks sa üldse miks sa selle X5-ga seal põllu pealt üldse sõitsid? Ja teiseks, siukse lennu, ma ei kujuta ette, mis see kiirus seal olema pidi, et pidi nagu siukse lennu sisse saama, et ta lendas kuradi üle selle maanteena ja veel edasi, veel nagu siis, kui see tee otsa saab ja põld edasi hakkab teiselt poolt, sellest punktist alates veel 50 meetrit edasi lendas. Ja siis maandus ja minu meelest see juht, toimetati muidugi haiglasse ja ta jäi ellu ja kõik selles mõttes oli hästi. Aga et kuidas see võimalik on? See on lihtsalt uskumatu. Muidugi on siin veel teisi uudiseid ka olnud. Eestimail uued presidendid ja värk ja Trump ja kõik ülejäänud jutud, aga kuna mul ei ole neid uudiseid praegu lahti võetud, siis ma ei hakka peast ka puristama, et panna bingot või unot või mis iganes ilma tagainfota. Nii et uudis me jätame täna vahele. Kuid kindlasti tuleb ka uudiseid veel. Nagu ma aru saan, siis täna on üleüldiseks teemaks saanud meil muusika. Muusika on täpselt siukene osa, mida ma siin saates tahaksin ka kajastada iga saate lõpus. Ning ma arvan, et selle viisi, kuidas ma seda kajastan, saaksin panna niimoodi, et antud hetkel, kui ma üksi olen, siis ma ütlen enda mingi päeva hiti või mingi siukse asja, mis minu soovitus, mis mingi laul, mis mulle meelde jäänud, ja siis ma panen selle siin mängima. Okei, kui ma seda eks kindlasti on mingid autoriõigused, nii et ma pean leidma laulu, mis ei ole selle valdkonnaga kinni seotud, sellepärast, et siis muidu saab trahvi ja peksa, aga see on jah kindlasti asi, mida ma teha tahaksin. Samuti rääkides nii-öelda, mis plaani mul selle playeriga on see kindlasti, et algselt kindlasti tahaks ta audio podcastina teha. Kuid mul on ka olnud ideid, et kui ma suudan sellega piisavalt kaua jätkata, suudan ta piisavalt asjaliku asja valmis saada, siis kavatsen ka kunagi videoformaadil üle minna. Algselt ta paneb arvatavasti ma panen selle audio osa panen SoundCloudi ülesse, aga lõppude poole arvatavasti videod tulevad arvatavasti ikka YouTube'i. Sellega seoses on see, et sealt tulevad jällegist järjekordselt teistsugused piirangud peale, mis on näiteks
videote näitamisel otseselt mitte, noh, siis on muidugi parem selgitada ka, sest siis saab panna juurde erinevaid materjale nägemiseks. Aga just selle lõpuosa poole pealt, millest ma rääkisin ka see, et tahan mingit laulu panna sinna otsa. Selles suhtes on see selles piiratud, et YouTube ju teadagi tõmbab kohe sul video maha, kui seal on mingi autoriõigustega copyright laulud sees. Ma arvan, et Eesti laude puhul see ei ole probleemi ning mingi EDM-i ja sükeste laude puhul ka mitte ei ole probleemi. Aga just, et kui sa leiad mingi tuntud laulu või näiteks hiljutisest uudisest, kus tuntud poeet ja laulukirjutaja Leonard Cohen suri ära kahjuks, siis kui panna tema tehtud laul Halleluuja, siis sellega tekiks probleeme, kui see ei ole just tehtud mingi cover sellele laulule või noh, eks sa saad muidugi mängida veits settingutega ümber, et muudad selle laulu pitchi või midagi. Et siis YouTube'i see ei tunne ära, et see on see originaal. Eks me vaatame, kuidas see saab, aga kui tuleb see videoformaat, siis tuleb ka loomulikult video ja tuleb ka ainult audio. Noh, et ma panen nii-öelda video ülesse ja siis ma panen ka eraldi audio oma ülesse, et kui keegi näiteks tahab autos sõites või kooli sõites, siis ei pea see videot panema mängima endale, et kuulda, vaid ka täpselt selle sama saate audioformaat. Ehk siis ma teen ühes saates 2 formaati, video ja audio. Audio ongi just mõeldud sellele, et kui tahab inimesed, noh, kui paljud ikka kodus audiot kuulavad, aga et just kui olla liikvel, siis saab telefonist panna mängima, sest et noh, enamustel on ju tänapäeval nutitelefon olemas. Jah, ja peamiseks selleks formaadiks või noh, selleks kohaks, kus ma siis seda mängin, ongi algatavasti SoundCloud ja võib-olla kui aja muutusest tuleb, siis kui aeg edasi läheb, siis vaatame, mismoodi see tuleb. Võib-olla saab ka kunagi iTunesi või midagi. Aga kindlasti tahaks ka külalisi saada siia saatesse. Nii et ma arvan, et see on hea koht, kust praegu otsad kokku tõmmata. Kuna ma olen suutnud ilusasti oma mingi aja siin rääkida. Isegi üllatunud, et olen suutnud sihukest järjepidevust praegu säilitada ning ma arvan, et ongi praegu tõmmame otsad kokku ja järgmise korranigi. Järgmine kord tuleb, ma ei tea millal, aga kindlasti ma proovin selle asjaga jätkata. Eks ma panen selle ülesse ka ja eks siis näeme. Tänaseks laulu soovituseks, mis ma võiksingi võtame siit kohe Spotify lahti. Mul oli just hiljuti üks hea laul, ma tean küll seda laulu, aga mul ei tule see laulu nimi praegu meelde. Ning sellepärast võtamegi siit laulud lahti. Ja see on just hiljutisest meeleolust, kus mul järsku tuli, ma annan kõigile andeks, kui te ei kuula hardstyle'i, aga hiljutisest meeleolust, kus mul tuli järsku tahe sihukest rämedat tümpsu kuulata korraks, siis ma panin Spotify'st hardstyle'i playlisti mängima ja sealt mul jäi kohe kõrva üks kindel laul. Selle laulu nimi on How Could It Be ja artist on Tone Shifters. Ma ütlen kohe ära, et see laul ei ole tüüpiline hardstyling, sellepärast mulle ka meelde jäi ja meeldis, et ta jätab rohkem sihukese, eks te ise kuulete. Aga siin on siis How Could It Be ja Tone Shifters. Aitäh!